katse sealt. Frolov oli see, kes proovis Ostenbrinki hästi, nüüd lastakse pall läbi ning Järvelaiul on seal ruumi ja Sakari Beglaršvililt ja 1-0. Keerutati ja üles leiti. Kaua aega ei läinud ja igati loogiline ka. Pikk ette. Saab selle kätte ka, jätkab kohe Beglaršvilile jälle, siit läheb edasi see pall veel. Ja sealt tuleb löök ja sealt tuleb 2-0. Sealt... Ja jälle samad mehed ehitavad. Järvelaid, Beglaršvili ja Ovusu lööb ära. Ega seal keegi nagu väga ei küsinud ja kordus näitab ka, et oi, kus siin latti läheb see löök täitsa tühja koha pealt. Aeda peaaegu. Mängitakse lahti seal lühidalt. Väljad senderdus, tagumisse posti, seal on mehi. Ja seal on penalti. Ja ega seal vist väga vaielda ei ole selles olukorras. Järvelaid saab korra madala, terava, tugeva löögi. Vaatame, kuidas nüüd. Henri Välja. Ja lööb kindlalt ja Pürg läks teisele poole välja, siis viisakalt ütleb, et okei, pole vaja. Võtame ise ja lööme. Pärnu Vaprus 1. Jalgpallur olla, siis nädalas 3 mängu tuleb ikka ette teinekord. Taha postid, senderdus, sealt veel värava ette ja sealt tuleb 3-1. Laid ära nüüd. Ja Nõmme Unitedil jälle käes 2-väravaline edu. Vaprus ja kaitsjad jäid nagu vaatama kõik, et mis... Pall kasti ja 4. Saab palli, võtab selle alla, lööb ära. Jäi standardolukorra järel ette. Ja Morris Šiga puhul võib julgelt öelda, et ja nüüd tuleb siis noorust ka juurde, et Ako Henno Kõrre tuleb ka mängu. Ja nüüd on Õunapuu liini taha täiesti üksinda Egert Õunapuu ja saab siit ka oma esimese kirja. Ja näete, mida see tähendab Egert Õunapuu jaoks. Premium liigas selle hooaja esimene Egert Õunapuule. Ja ei oska selle rõõmuga midagi ära teha. Minge nüüd õnnitlema meest keegi ometigi. Läheb Frolov, läheb Beglaršvili. Mängu juurde paneme siis Nõmme Unitedil hooaja esimesest 10 ametlikust mängust. 8 on siin Sportland Arenal. Õunapuu nüüd ja ikka tuleb see teine. Õunapuu teine, Nõmme Unitedi 6. Ja seda ei oleks United osanud unenäos ka oodata ilmselt, et niimoodi tuleb hooaja esimene võit. Maa sisse lüüakse see vapp. Teened oma esimesed 10 minutit ära. Frolovi karistuslöök. Ja päris hästi värava ette ja siit Nõmme Unitedile. No siin läheb see asi juba selliseks, et United peab hakkama mõtlema. Välja. Andreas lööb kaugelt. Esineliku klubi ja mõlemad jäid 0 peale nüüd. Hea läbiminek jällegi ja saab Vaino jala vahele, aga karistus on tagant ja ilus värav. Tugeva löögiga karistusele tagant ja Aland isegi ei läinud hüppesse. No ja Kuressaare on väärinud seda väravat, et ma ütleks ausalt, nad on mänginud hästi. Ja täiesti nõus. Marko Luka eksib praegu. Mida ära sai jala vahele, söödab kõrvale. Ja teeb konksu ja lööb ja Nõmm päästab, aga nüüd Maarin ja ütleks siis niimoodi, et vastu mängu käiku, aga selleks oli ka oma kindel põhjus, et Marko Luka oli see mees, kes eksis siin suhteliselt lihtsa sööduga, hakkas Brunnile äärde mängima ja palli kaotus sealt tuli ja võib-olla Tammeka on ikkagi Tammeka käes. Ja tuleb sealt lang ja nüüd Hidara ja pall on väravas. Löögiga Kuressaare kaitsjad ja sealt see pall põrkab väravasse, et ja Tammeka läheb 2-1. Kib seal kokku Saarega, Talu uuesti. Otsib seda vasakut jalga. Ja nüüd Kivi! Ja seal see 4. otsiti seda löögipositsiooni. No see oli ka natuke ikkagi õnnelik värav, oli või? No seal nagu mitu korda saadi jalg vahele, aga need pallid läksid säärlaste. Viitevahetust võib-olla tõesti posti teha ei tahaks. Eri nüüd jõuliselt tegutses ja tuleb siia piili peale ja Demidov! 3-2 on ikka täielikult selle mängu endale haaranud ja löönud 2 väravat. No täpselt, et mis... Oli ju näha, et neil oli raske seda mängu... Vaatame siin, Pihil oleks see pall peaaegu hästi ette põrganud, Anier ajab peale ka, aga pall läheb Portesse. Selleks peab ikka olema päris korralik julgus, et sealt minna peale lööma. Arvestades eriti, et ei ole neid võimalusi enam palju, paneb ka! Ei ole nii! Ei ole!
mehel on see julgus, mees paneb selle palli küljevõrku 35 pealt. Oi. Homseks välja ei teeni, siis on väga raske leida raskemaid, väga palju leida ilusamaid asju, millega vaba päev endale välja teenida ja Trans pidas 97 minutit vastu, aga Cabral teeb midagi imelist ja noh, mis siin eile oli siin täitsa värav olemas, mis oleks võinud vaatid süksele Peetson, Ainsalu teab pall Tambetuule, Tambetuu jätkab sinna Skvortsovile, aga kas jõuab seal ja ikkagi Skvortsov palliga ja 1-0 olemas, Levadia läheb seda kohtumist juhtima. Skvortsov ja Tambetuu kombineerib, läheb mängu juhtima või noh, seal küll läks mängu esialgu juhtima küll alla tuult mängiv võistkond, aga mõlemad poolajad võitis siis vastu tuult mänginud võistkond siin ka. Levadia salvab esimesena, salvab suhteliselt varakult juba 8. minutil ja vaatame siis kordusest üle, kuidas siin täpselt see pall sinna Skvortsovile jäi, sest tundus juba korraks justkui, et see olukord on läbi. Vaatame siin Ainsault hea ühe puute sööt sinna ettepoole Tambet. Tuleb seekord madal pall ja 1-1, nii lihtsalt see asi käibki. Alli sinna tagumisse posti Lauri ja teiste pikkade meeste peale, aga mängiti hoopis pall lühidalt lahti või noh, mitte lühidalt, vaid sinna esimesse posti madalalt ja Pinate torkab palli väravasse ja seis on 1-1. Nii, vaatame. Kätte päris ei saanud. Iboro. Pall ette Tambetuule, Tambetuu võitlus Järvega kukub ja siit tuleb punane kaart! No nii. Siit tuleb Juri Frischer, ei mõtle pikalt. Ja kas jah, nägi siin, et ilmselge värav võimalus ära hoidmine, see oli napilt kastist väljas see olukord. No selline veamoodi asi seal selgelt oli ja noh, kui seal on viga, siis see, et sealt punane kaart ka tuleb, ei ole selle olukorra siis ohtlikkust. No, paistis, et see ei olnudki huumor, vaid et see tõsine küsimus. Oi, kuidas jõuab see pall nüüd võrku. Ei taha mitte kuidagi minna, mitte kuidagi ei tahtnud selle Levadia. Täiesti jabur värav, aga noh, see tuul on olnud siin selline, et ta on trikke mänginud ja ilmselt natukene aitas ka kaasa sellele praegu, et see pall võrku jõudis. No ei usu mina, et Frank Liivak sealt löögile minna tegelikult tahtis. Midagi siin naerab ka kohtunik Frischeriga. Veel löömas. Skvortsov lendab kasti välja. Lööb ja millise värava lööb Max Skvortsov. Nüüd on väravaluugid avanenud. Levadia paari minutiga lööb 2 tükki ja Skvortsovil täna 1+1 kirjas. Ja see mees on tõesti suurepärase hooaja alguse teinud, on saanud seda usaldust ja nüüd lööb veel sellise maasika siin otsa ka ja tundub, et nüüd on küll Harju siin täna ära murtud Levadia poolt. Ikka ja jälle töötatakse Eesti liigas ennast üles. Ja noh, Rauno Sappinen ka tegelikult eelmise hooaja. Nüüd on väga huvitav ja ongi pall väravas. Ja Nõmme Kalju on läinud juhtima 9. minutil. Ütleb, et kui see sööt oligi nii tugev, et Kivila tegi endast maksimumi, aga taha nurka see sisse läks, nii et vaatame see olukorda veel, et kas sealt tuli äärekaitselt, see sööt või tuli keskkaitselt, et ei olnudki olukorraks ise nagu niipidi ka valmis, et siin näidatakse vaherit meile, et kas siis oli see keskkaitse vaher, aga siit jah, tundub nii. Tundub küll, et vaher paneb palli ja paneb otse värava peale. Paneb otse värava peale.